täiend pime, kurat. Pall jääb ikkagi Rumoorile. Ja Kutma vahelt, nii on tulemas, Andi läheb. Meeletu kiirusega läheb. Või saab sealt, kas saab kätte? Ja nüüd on abi ka veel. Ja saab väga ilusti söödu. Üks olukord ja kas on 1-0 ja on 1-0. On 1-0. Klaasmaa. Tallinna Wolves läheb seda kohtumist 1-0 juhtima, hooaja avavärav on löödud ja milline celebration ka Mihkli poolt. See ei kannata eetrit, selle plurrime pärast välja. Vaatan, et Rumoorimehed on läinud kohtunikuga seletama, et viga oli seal, aga ikkagi ei olnud, tahaks öelda. Aga jah, Karl-Erik Klaasmaa on siit löönud esimese värava. Näeme siit ka ilusti kordust. Tallinna on läinud juhtima seda mängu. 1-0. Nagu ka eelmine aasta, kui Karlil oli meil debüütmäng ka seal mängus ta. Kas see oli see mäng, kus te läksite 3-0 ette ja kaotasite 4-3? Ei, see oli mingi hooaja lõpu poole keskel kuskil. Narile ootamatult püsti. Muidugi ma ei tea, millal seda muru siin viimati niideti, et jälle niidmata vist. Jah, see väljak isegi näeb jalgpalliväljaku moodi välja. Ja leiab praegu väga hea sööduga, kas nüüd? Ja lahendab. Ja Andi Kivirand, Andi Kivirand. 2-1 ette ja Kermo jookseb ka. Kuhu jookseb Kermo? Kuhu jookseb? Kas Kermo jookseb välja üldse, enne kui Apnik otsa saab? Jah, läheb kohe plaksu viskama kindlasti. Pulsile 2-1, suurepärane värav. Töövõit on siin korralikult väljal ja Kermo peab nüüd tagasi ka jõudma, ega see raske, kerge ei ole. Andi Kivirand, esimene mäng Tallinna Woolvesi eest, ametlik mäng Kalevist tulnud. Eelmised vist 2 aastat mängis Rahvaliigat oma enda satsiga. See aasta Covid tegi oma töö ja poisid vist seda mängida. Tuleb ka tõded.
Rainis paneb pika jälle oma leivanumbri ja saabki seal. Ja võtab ette ka veel ja viib kasti selle palli teravalt ja endale lüüakse. Endale lüüakse praegu. Tallinna Wolves on läinud siit 1-0 juhtima. Oi, vaada. Ja nüüd vaatame siit. See on natukene puterdanud omahel ja Vesla võtab siin ette ja terava palli viib alla ja kaitsemängija lihtsalt üritas jalga väär. Vaatame siit. Rannar proovis siit madalat panna. Ja no oleks ta jalga vahel saanud, oleks Rahnel seal olnud ja oleks üle suutnud lüüa, nii et Tanel Torim oma värav, siis ta on juhtima läinud. See ei tähenda midagi. Mängida on veel kõvasti. Aga samas nagu on näha, et domineeriv pool on Tallinna. Et võib-olla siis... Ma ei taha ära sõnuda midagi. Sina ära hakka sõnuma. Ja Rannar seal kõvasti võitleb ja teeb... Oi, kuidas! Ja värav! Siit tuli ära Tallinna Wolves 2-0. Rannar Kresla. Mõnus sööt Anni Kivirandile nagu mõõdetud. Ei ole midagi öelda. Rannaril põhimõtteliselt täna teine assist või? Jah, vaata nüüd siit. No, Atsa ja Tibu lihtsalt. Näpuga alati sööt jälle. Jah. See on sinu oma. Aga vaata, kui palju ruumi Andile on jäetud. Väga palju, et väga lihtsaks on. Keegi polnud tal seljas mitte midagi. Tal ei olnud mitte midagi seal nagu rasket ära lüüa seda. Hüppa õhku poiss ja löö. Keegi teile segama ei olnud. 2-0 Tallinna Wolves juhib. Siin on mängu. 60 minutit mängitud, et järjekordselt ütleme, et siin võib kõiki juhtuda. Ja muidugi.
Wools on parim. Ema oleks peale puhunud. Väga hea pall sinna liini taha, Andi saab selle kätte. Aga abi nagu ei ole. Teeb seal trikiga ja hoiavad kinni Olympicu viib palli kasti ja on olemas! Henri Silvere lööb siit praegu. Tallinna Wools libista. 10-kesti ja jookseb väljakult ära ja teenib sellega kas kollase kaardi. Kindlasti. Aga ma usun, et see on seda väärt. See on seda väärt ja väga super töö ka Andi poolt. See eeltöö lihtsalt. Vaatame siit kordust. Vaadake kallid vaatajad. See on master ja nägemist. Ja viib selle palli kasti ja super pall lihtsalt. Ja Henri peaga. Ja vaadake seda emotsiooni. Vaadake, kui palju see tähendab tema jaoks. Värava tagant lihtsalt ilusti näha ja 1-1 on seis ja siin on mängu veel küll ja veel. Ja kui vabaks jäeti Henri ja suunab ilusti väravaile vastu liikumisele ja õnn on mehe silmis suur. Kas see oli tema esimene värav? Ei, see oli tema teine jalgpallihaigla vastu, ta pani 30-40 meetri pealt. Õigus jah, kuidas ma siukse asja selle arvustada ja siit tuleb. Ja loodetavasti nüüd see tõmbab Olympicul jalad nõrgaks, et Tallinna Wools suudab ka 10-kesti ja siin ei ole mingit küsimustki, et meil on mängu küll ja veel siin terve õhtu jooksul. Härra Kink oleks praegu väga vihane, et tabloo valetab. Kink ütleks ilmselt selle peale, et luu on väljas, aga siin ei ole mingit luud. Ja 1-1 ja kukun ümber. Sest et jumalest ma ei leia neid kuskil. Ja neil viib selle asja olemas! Andi Kiviran! Ma ei tea, kes see väga hullus tegelikult ka ragiseb laibis, ma ei tea, aga Andi on siin oma värava ära löönud. Rannar Kresla siis kalistus, senderdus siis äärel täpselt värava ette ja Andi ikkagi oma vanal koduväljakul löömas, et Andi ju siis mänginud varem Kalevi eest ja kõvasti väraid löönud siin, aga vaadake seda kordusest. Rannar otsib väga pehme, siukene tõste taha posti ja Andil ei ole midagi, lihtsalt meetri pealt. Aga vaadake nüüd seda kordust, mis siit järgmine pilt, ainult madalas liigas tehakse niimoodi korduseid. Aga siit on näha, et Andi lihtsalt nagu ja üksinda, täiesti üksinda. Aga neil oli väga hästi minemas, et sealt osin ka neil oma värava ära napsata. Kahjuks neil oma nime siia kirja ei saanud praegu. No kahjuks jah, seekord nii. Ütleme nii, et täitsa mõttetu jooks oli. Just. Vahepeal, et skoor on meil siis 0-1. Tallinna Wools on juhtuma läinud ja nagu ütled, nii ka pannakse, härra produtsent. Et võib-olla siin targem kõrv küsib, et kuulge, mehed, et eelmised aastad olete teinud ju laive kõvasti ja nii edasi, et kus see aasta on olnud, et ega siin ei ole midagi öelda, et ka kõik teevad tööd ja Grandil on Kašma viib äärele siia Kevinile, Kevin kas jõuab, jookseb ära, nüüd on penalt, kas nüüd 18 minutit teeb, Kašma leiab siia äärele söödu ja vaatame selle uuesti. See viimane ei olnud väga kindel. Meil ise ekraani vaatamas, noogutamas, tuli ja nüüd. Ja on olemas 2-2 on löödud
ja vaadake, Kerti, näedake Kerti, vaata seal see pruuni jopega. Näed, see Kert, see peaks minu kõrval olema praegu. Kroogi jamaga. Kert lehvita või midagi, tee midagi. Ja Kert on läinud, Kert tuleb tagasi juba. Käis juba, näed, tuleb sinna all vasakus nurgalt. Laata tagasi. ja meestele Vaata, kui sa tuled siit, vaata, paneme foto. See vanna paksi jooksed ka joosta. Ja läheb Tallinna Vulsi poolt mängu. Henri tuleb välja, Kadakas. välja, 24 sisse. Neil sa lähed välja, Neil läheb ka välja. Tuleb sisse number 24. Raik. 6 välja, 9 sisse. Ja on tehtud siin vahetused ära. kontrollivad seda palli seal, lükkab äärele Christopher Raik, aga ei, lühikeseks ei sööt. Läbi! Milline mees? Brandon tuleb. Ja tuleb, vaadake, kus Tallinna Vulf seda asja praegu. Ja me kutsume siia Brandoni. Brandon Paimal. Brandon Paimal, kes meil täna ei saanud sul või mul? Meil akutrelli. Siin meil fännid laulavad, eks ole. Fännid, need on meeskonnal mängid. Täpselt. Mul on fännid.